Monk restorani keti juht ja omanik Balid Johan, kas on see siis täna selline tõeline rõõmupäev, kui sellisest ümmargusest numbrist nagu 10 saadi lahti ja nüüd on veel rohkem restorane? Jaa, tervist. Minu nimi on Balid Johan ja olen juhatuse liige Monkuhest ja olen omanik. Ja tahtsin seda öelda, et Saaremaal alustasin üle 14 aastat Saaremaal ja Kuressaarest ja Saaremaal mul on 2 restoran ja Narvas on 3, Jõhvis, Kohtla-Järve, Kiviõli, Tallinn, Tartu ja nüüd avasime siin Viljandi Centrum-keskuses teine korrusse ja loodame ja proovisime mingi ägedamat koht teha siin, et mis on lahti esmaspäev kuni pühapäevani ja kell 10 alustame kuni 9 õhtul. Mis on see toitude valik? Siin on selles mõttes päris põnev määratlus wok ja sushi ja ma mõtlesin, et kas on nüüd teistmoodi koht, aga suure Aasia toitude sõbrana ma leidsin suure rõõmuga, et tegelikult on ka kõik klassikalised Aasia toitud olemas. Jaa, täpselt. Meil on menuus on nagu India, Hiina ja Tai ja pluss sushi nagu Jaapani oma. Ja vaata, kõik erinevad inimesed, kes tahavad teravamaks, kes tahavad magusavama. Mul on kõikidele midagi on olemas alati. No üks asi, mis eristab kehvavõitu Aasia restorane ja tippklassi Aasia restorane on tooraine, kus see tooraine saadakse. Kui see tooraine ostetakse üle tee siit poest, siis päris Aasia toitu teha ei saa ja kodus kahjuks ka ei saa teha. Kus kohast, millisel moel saab Monk oma tooraine kätte? Ja mul need India maitseaine tulevadki otse Indiast ja pluss mul on suure hankijad nagu Tallinnast, kes toovad mulle liha ja mul on kokku 11 või 12 restoran nagu Eestis ja me vaatame suure hankijad nagu VVS, Riatan ja palju need firmad, mis toovad meile koha peal värske ja külmatud toidud ja kõik asjad. Ma jõudsin natukene lehitseda menüüd ja vaadates seda, kui elegantne ja põnev see restoran välja näeb, ma ootasin sealt, et ma olen valmis ka kõrgemat hinda välja kannatama, aga hinnatase on täiesti tavapärane. Jaa, loomulikult. Kõigest sellest hoolimata. Jaa, täpselt. Hinnad on väga mõistlik ja see ongi minu eesmärk, et iga inimene saab tulla ja naudida Aasia toidud. See köök näeb siin ka natukene teistmoodi välja, sest ma näen, et seal inimesed toimetavad kõigi nähes ja need on kõik natuke võõrapärased inimesed. Ja mul ongi kõik India kokad seal. Mul iga Monkis, iga restoranis on kõik India kokad. Iga restoranis mul on 4-5 kokad, India kokad. Kas see on põhimõte sellepärast, et olla lõpuni indiapärane või tegelikult ongi niimoodi, et ega ikka Eesti kokk või muu maa kokk, ta ei oska kui päris india toitu teha, on nii või? Tead, ma olen proovinud Eesti kokkad õpetada, aga meil on selline India maitseaine 4 tükki erinevad roheliselt maitseained. Need, kes meie oleme nagu terve elu sellega elanud ja nõusutanud, saan aru, et mis ja kuidas selle maitse järgi panema. See on keeruline teise jaoks, et see ei tule nii lihtne. Sellepärast mul on kõik professionaalne Indias toodud kokad. Millised ootused on Viljandi külastajatele, publikutele, millise mõttega siia tulite, et läheme sinna Viljandisse, sest mis inimesed need siin on, keda te ootate? Või? No, olen kuulnud, siin on varem ka nagu mingi paar Aasia restoran, aga meil on täitsa huvitav asjad ja meil on kõikidele midagi on olemas. Ja meil on kõige populaarne nagu India toidud ja pluss sushi on väga populaarne Monki sushi ja see ongi minu eesmärk, anda enda pärast 100%, et inimesed jäävad rahule ja maitsetud. Mida te kõige rohkem ootate? Mis näiteks esimese tegutsemisaasta järel peaks olema? Mis on selline fantaasiapilt, et kuidas peaks rahvas kohal käima? Millist lootused? Ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et meil hakkabki päevapraad olema
ja päevapraadiga nagu see ongi alla 7 euro, nagu 6 euro midagi ja selles suur portsjoni ja pluss selle kõrval tuleb teed ja kohvi ja vesi tasuta. Teed, kohvi ja vesi tasuta. Väga võimas ja väga uhke ja väga tore koht ja jääb soovida ainult palju õnne selle avamise puhul ja vinget äriedu. Ja ma tahan seda öelda hindi keeles. आपका स्वागत है Monk रेस्टोरेंट में विलियंदी सेंटर शॉपिंग सेंटर 2nd फ्लोर आपका स्वागत है थैंक यू